Minu nimi on Sirle Ruuts ja olen ettevõtluskoolitaja, ettevõtlusmentor. Ja täna ma soovin jagada mõtteid ettevõtluse ja mindfulnessi teemadel. Käisin mõned nädalad tagasi mindfulnessi koolitusel ja leidsin üllatavalt palju nende kahe vahel seoseid. Mindfulness oma olemuselt on teadvelolek, kohalolu ja elamine käesolevas hetkes. See tähendab seda, et ma olen teadlik sellest, mida ma kogen, mida ma tunnen, mida ma vajan. Aga ettevõtluses sageli, eelkõige just siis, kui on väga suured ja ambitsioonikad eesmärgid, siis kaob see kohalolu ära, kuna meie fookus on kas liigselt tulevikus või liigselt siis minevikus. Et me muretseme selle pärast, mis minevikus toimus, võib-olla sealt on mingid hirmud pärit ja teiseks siis keskendume väga palju sellele, et luua seda tulevikku, mida me soovime. Mis siis tähendab seda, et sageli see fookus ja tähelepanu sellest, mis käesolevas hetkes mu elus toimub, see kaob ära. Nii mindfulness kui ettevõtlus toetuvad väga sarnastele alustaladele. Esiteks selline mindful ehk siis teadlik inimene on uudishimulik. Tal on väga kõrge tahe ehk siis soov kogeda, muuta oma elu. Ja kolmandaks kohalolu ehk siis nii ettevõtluses kui mindfulnessis on see kohalolu käesolevas hetkes väga-väga oluline. Ettevõtluses seda kohalolu praktiliselt ei pruugigi olla. Me võime füüsiliselt olla kohal, aga kas ka tegelikkuses oma teadvusega, et see on teinekord küsimus. Ja kui me räägime eesmärkidest, siis ma arvan, et sageli on see vastus, miks me eesmärke ei saavuta just sellepärast, et meil puudub selline mindfulness igapäevaelus. Ehk siis me muretseme selle pärast, mida me peame tegema tulevikus, aga me keskendume vähe sellele, mida me saame juba täna teha. Ja mina küll olen hakanud rohkem märkama seda, et mida ma teen praegu selleks, et saavutada see, milleni ma liigun. Ehk siis näiteks kõige lihtsam praktika on see, et ma sotsiaalmeedia tarbimise asemel või siis televiisori vaatamise asemel teen neid oma asju. Ja ma tean, et see on päris keeruline see välja lülitada, sest tekib kohe see ilmajäämise tunne, et ma jään mingist infost ilma, aga selle uue loomine, mis siis toimub, kui ma väga teadlikult ja teadvel olles tegelen iga päev nende asjadega, mis loovad muutust, siis mina ütlen, et see, et ma selleni ei jõua, see on vähe tõenäoline. Eile, kui me saime kokku ettevõtlike naiste mastermind klubiga, siis seal käis läbi selline mõte, et kunagi seati eesmärki ettevõtluses väga pikaajaliselt. Näiteks mina ka 20 aastat tagasi ülikoolis õppisin seda, et olulised on strateegilised eesmärgid kuni 10 aastaks, aga tänasel hetkel me eile just arutasime, ettevõtjad ei sea enam nii pikki eesmärke, sellepärast et edukas ettevõte või ettevõtja on see, kes kohaneb. Ja selleks, et olla kohal ja kohaneda, selleks peab tegelikkuses olema teadlik ja kohal selles käesolevas hetkes, et ma märkan tegelikult neid võimalusi, neid, mis mul on täna, mitte ma ei ela tuleviku võimaluste nimel. Ja seega siis minu väga suur soovitus
on sulle ettevõtjana olla kohal käesolevas hetkes ja küsida endalt, mida ma saan juba täna teha teistmoodi selleks, et luua teistsugust tulevikku endale. Nii et ole mindful, tegutse, kuid tegutse teadlikult ja kogedes seda, mida sa tänasel hetkel teed.